Hannes, mis asja sulle massaažis pakuti? Pum. Aga muidu jäid rahule või? Jaa, vähemalt, ka see 40 kilosed naised on vähe. Tallus küll täiega, kogu kehaga mul otsas vahepeal, aga tundsin, et natuke võiks veel mõnest kohast tugevamalt. Osad jalaasjad mulle ei meeldinud muidugi, nagu ma arvasin. Nii ebamugav oli, kannatasin seal hambad ristis. Ellu jäin. Ando, mis asja sulle massaažis pakuti? Sa pead allapoole näitama. You want massage? Kerge patsutus. Oli juba meie reisi 9. päev ja käisime kõik koos massaažis, kus vendadele pakuti ka õnnelikku lõppu. Naljakas. Loomulikult nad seda vastu ei võtnud. Tagasi hotelli liikudes käisime veel suveniiripoes ja ostsime puuvilju kaasa. Arbuus ja mango olid igapäevased ampsud. Päeval puhkasime basseini ääres ning õhtul pidime naistega kokku saama, et kõik koos minna Hando särgile järele ning siis ööturule. Taksojuht vaatab ja naeratab. Ja ma just neli. Tahtis kohe, ei tahtis 5, aga me ütlesime, et äkki... Ja kui suures me oleks mööda pordud, sest me vaatasid teiselt poolt. Ei televaid. Punane see tuleb. Aga siin peal ei ole teil punaseid või? Läksime lõunaaeg kurat. Mees puhkab, tundis ära juba, tunneb ära nõuta. Ahhaa. Lähme ka sisse või? Lähme vaatame. Hello. Aha, siit sa Raivo ostidki lipsu või? Good, waiting for you. Aha. Kaidi valis, nii et... Väga viis. Vaat see on. Ja siis et ilus puhus. Kõik on kore kehasse. See ongi nagu slim. Väga viis. Handsome boy. Playboy. Ankle spray. Jaa, ei see on... No Hannes tellid ka või? Ei. Kohe väga ilus. Väga ilus. Very nice. Yes. Yeah, good job. Now 5 more shirt. You have to tell to them. Yes, for him. You were supposed to look his shirt and after you order. You said yesterday, my friend. Ma tean. Now it's done for you. Sa panid kokku. Särk sobis nagu valatult ja Hando oli ise ka rahul. Ei, väga ilus on. Jah. See on küll väga viis. Esimene enda järgi tehtud. Jaa. See asi üldse omab. See on ikka väga viis. Kes soovib, võib julgelt lasta omale kas või ülikonna valmistada.
Liikusime mööda tänavat ja otsisime veel suveniire, mida Eesti kaasa osta. Lõpuks võtsime takso ja suundusime ööturule. Tegime veel viimaseid sisseoste ning siis läksime sööma. Jaa, aga Hannes saigi sealt kehva sööki vaata. Sealt saigi, jah? Jaa. Loomulikult rohkem ei lähe siin. See üle tee asuv söögikoht oli tühi sellepärast, et seal polnud head toidud. Käisime ka ühel õhtul seal söömas ning Hannes sai halvaks läinud liha. Söögikohta valides minge ikka sinna sööma, kus juba inimesi leidub. Hotelli sõitsime jälle diskotaksoga. Nii, räägi, mis me tegema hakkame? Mul on suur kala otsas praegu, me oleme Raksi trofeed jahtima, muud midagi. Terve päev on meil selleks aega. Küll ta ära tuleb. See on ainult ju, mis see, 4,5 kilo vaja üle tõmmata või? Saan jumal, selle mõnda näpu otsast Tamiiliga põhja ahvena sellele. Tõmban 4,5 kilo umbes. Mis sinna suure õnge otsa jääb, mis seda näeb. Natuke kardan ootusi üles seada muidugi. See lõpetab. Ma olen sööma. Ma olen kalla sööma. Mina hakkab päikest võtma ja kalu kokku lugema. Okei. Raks. Sinä jala oleks kõndima jäänud. Bussijuht juhatas meid ilusti meie kalapaadi juurde. Astusime paati ning peagi sõitsime merele. Ilm oli ilus, päike paistis ning tuju oli hea. Õnged pandi valmis ning lasti vette. Ei läinud kaua, kui käis krrr ja üks ritt vajus pingesse. Hannes istus toolile ning hakkas kerima. Andu, ma siit poolt filmin. Tunda ka midagi.
sa nägid anda, et hüppas midagi? Õpetan midagi. On midagi väikest. Vaata palju järgi. Nähan kala. See on dorado. Vahepeal mõni on nüüd. Ei keri. Lõpus ei keri. Ongi sassis, tal on endal konks käes ka. Tal on endal konks käes veel. Võtsin õhtusöögi juba välja, pinged võtsin maha. Need on teil ka lootust. Nälga ei jää, enne? Ei näe, ei jää. Ando, sa võtad suurema või? Või, mul ikka tuleb mingi purikala või midagi sellist. Korralikult. Võiks vaatama. Ma võtan järgmise ühe Marliini. Blue Marliini. No 10 pluss on midagi. 10-20 vahele ärad hästi jääb. Ma võtan kohe haigla. See ei kõlba süüa. Söögikala olemas, püüdsime kuni lõunani. Siis sõitsime ühe saare juurde, kus saime ujuda ning samal ajal valmistati meile süüa. Oota anda. Nii. Jaa, vaatan, mis tuleb. Printsess kaamera märja. Ütle, kui panen. Äkid, jah. No mis see on praegu üks seesama küpsetatud kala või? Ma arvan, et see on seesama ja küpsetatud. Ma ei tea, soola ei ole. Muidu on nagu soola kalal. Mage, jah? Aga see ongi saanud selle kastmega? Jaa, äkki selle kastmega. Lõuna söödud, trollisime edasi. One more. One people. Üks on veel, üks vinga võtta. See filmib. Sul filmib? Okei. Siin on küll. Otsas. Suurem vist. On punane täpp?มึงไปทำเล่นั่นโอ้ยมานี่ On punane täpp pildi peal või? Jaa. Siis filmib. Hoia kahe käega stabiilselt. เห็นไหมนั่นอะไรขายอยู่นั่น
เบ็ดตาเลยเก็บ ทำไมกูจะเก็บตรงนี้นะดิกูจะเอามาคดก่อนนี่มึงไปรูดจากมึงไปซ้ายเหล่าทองงั้นหัวมึงงั้นมึงไปรูดจากซ้ายเหล่าทองงั้น ถ้าตอนเดี๋ยวเดี๋ยวควายมุนนั่นมุนออกเลยมันเป็น มึงไปจับหัวเหล่าทองไว้เล่ม ค่อยดีตัวเราเป็นตาไรฟิโฟตัว อย่างนู้นเก็บเลย Teensä filmin. ตัวฟิล์ม มุนเน่มึงทำไงไหมอ่ะ mulla on se hästi kaugel. Jaa, aga mul küll midagi otsast pole. Ristis on pigem. Ma ei usu, Hannes ütles ka, et pole. No näe, mul on landid juba veest väljas. Näe, landid on teise selle peal. Näe peal. Siin ei ole küll midagi. Ainu, anu. Läheb raskemaks. Mul küll on. Siit pöördub. Ma pesin ju. aga kogu aeg tuleb juurde, on ju, et maha ei keri? Ei keri, tuleb lähema. Ando elukala tuleb või? Jaa, jumala läbi omadega. Veest pole välja hüpanud. Kas võiks mingi tuunikala olla või?
ja peale seda actionit ei toimunud meil enam midagi. Chillisime edasi, kuniks võtsime suuna sadamale. Kokkuvõttes tore päev merel, aga kala oleks võinud rohkem saada. Õhtu oli vaikne, paar lonksu rummi ning magama. Järgmisel päeval otsustas Hando, et proovib ära barberi teenused. Kuidas oli teenindus? Päris hea tundus. Raivo aga lasi endal jälle juukseid lõigata. Kuidas rahul olete? No siin letiga tõmbab ikka lähemalt ära. Natuke ikka kraapis ka need. Habe oli kõva. Vähe tunne ei olnud, kui ta siin kaela peal tõmbas. Vähe ei olnud. Algus oli natuke imelik oli, keegi teine ajab. Täitsa okei, niitšavo. Normaalselt. Juba karvane olen, tunnen. Aga ta Lasad ka või? tundsid, et ta tegi head tööd, on ju? Jaa. Inimene oskas oma asja. Hiljem nautisid Raivo ja Kaidi jalamassaaži ning Hando proovis ära seljamassaaži. Hannes chillis seni rannas, kuni meie mõnulesime. Hello. What is this? What the fuck? What is this, man? What's that?
Opa. teed? Jaa, see viin naisi õhtuks. Hotelli või? Jaa, tuba 304. Kutsed on laiali saadetud. Kuidas see uus odu on? Kuule, nitševo, see teine on näks parem. See on midagi nagu Carlsbergi meenutab Eestist. Okei. No see Singa on näks parem ikka, aga muidu need see on. Vaatasin oma konto jääki ka igaks juhuks. Või noh, neid raha liikumist. Ei ole, viimane välja minev asi on ikka see esimene hotell, vaata. Ma mõtlesin, et me igal pool on andmed, et peaks igaks juhuks vaatama. Lähed Eestist tagasi raha otsas, seal pole enam midagi teha, siis saaks siin minna viiendama. Kõik on korras, jõuame veel, on raha küll, et pidutseda. Niimoodi valmistatakse välja minema. Seltskond tuleb välja valida, kellega välja minna. Tai on ikka poismeeste paradiis. Tõsiselt. Läks filmima. Anneselt tõusis terve keha korraga. Jaa. Ta on vähe rohkem trenni teinud. Ei ole nii kerge mees. Ma saan kõksida, kui ma sind ootama. Aadu, kus minek on? Jäta mulle ka. Raks võib-olla teab. Alustasime pauguga, lõpetame selle reisi pauguga. Ainult Annes on seekord natuke rohkem elevil kui esimene. Siis me purjus läksime ootamatult. Täna oli plaanis. Oh, boom. I like massage, everything is good. Vennad käisid öösel jälle pidutsemas ning Hando hotelli tagasi ei jõudnudki. Saime jälle Leena ja Ellega kokku ning ostsime viimaseid suveniire. Oli meie viimane päev Tais. Lähme üle tee. No lastest tuleks, pilu läks pikaks, ma oskan öelda. Kell on mingi 4 või pool 5 juba, järgmine päev. Õnneks ei ole päikest väljas, ei jäänud päikesest ilma vähemalt. Mingi üks läbi alles tõusid üles seal. Hola muchachos. Hola. Noh, Läks kinni küll. läks või? Asjad pakitud või? Jep. Lõpuks saab koju. Kaua võib siin vahtida. Nüüd hakkad oma filmi vaatama, jah? Hakkab või? Jep, peale Bondi. Vaatame jah, mis on. Oi, vaadake, kui vähe Andol asju kaasas on. Nüüd koju isale ostis vetsupaberi, endale ostis mingit, kurat ma ei tea, mis asi see on, aga mingit jama, mingid pikad riided ja ongi kõik. Kellele sa vetsupaberit koju viid? Alus pakkima. Kõigepealt hakkan tühjaks pakkima. Siis vaatama, kas siis saab huvitaval näha, mis ma siin kokku ostnud olen, ega ma ei mäleta. Ega ma ka ei mäleta, ma vaatasin kilekott. Ma hakkan ka välja tõstma kilekottidest. Nii.
Lahkudes sadas jälle vihma ning see tegi õnneks äramineku kergemaks. Reisimuljeid oli väga palju ja kokkuvõttes jäime kõik reisiga rahule ning kunagi plaanime kindlasti Taisse tagasi minna.